24. augustil avati pidulikult Kohila mõisakooli uus algklasside maja. Hoone rajati Kohila mõisakooli südames asuva endise Tall-Tõllakuuri müüridele. Oli aasta 2015, kui vallaga koos peeti nõu, et kas tuleks kõne alla siia algklasside maja projekteerimine ja 2015 mais saigi sõlmitud siis koostööleping, kus Miikali ühendus võttis endale kohustuse selle projekteerimisega algust teha. Ja see vajadus jõuda ehitamiseni veeres meie ette palju kiiremini, kui me seda oleksime ette kujutanud. Nii et 2018 aasta lõpuks tuli projektile joon alla tõmmata, väljastati ehitusluba ja 2019 käivitus juba ehitus. Mõisakoolis alustab sel aastal kooliteed ligi 200 last ja selles majas saab õppida kuni 130 last. Ruumi kasvamiseks on. Armas koolipere, kallid koolisõbrad, külalised, palju õnne enne uue kooliaasta avamist, nii kauni, nii sooja ja nii toreda maja avamise puhul. Mis saaks olla veel suurem rõõm meie noortele õpilastele, kui nad saavad endale õpetajate, koolirahva ja kogukonna unistuste maja. Püha vaim õnnistatud valgus, valgust alati meie meeli, sest meie teame, mis on hea ja õige ja kinnitame seda oma tööga. Aamen. Õnnistagu teid kõige väline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha vaim. Aamen. Meil on tõesti täna eriline päev. Ja ma usun, et see, et me täna siin selles ruumis, selles majas seisame, et see pigem kuulub imede valdkonda. Paljalt inimlike pingutuste nimel, ma usun, see ei ole võimalik. Ja ma tahaksin praegu alustuseks tänada piiskop Philippi, meie käsitööõpetajad koos lastega on teinud sellise pisikese nuku. Me nimetame seda ka hingiks, et ta on hageli kihelkonna seelikes ja kihelkond siin on vana ja mõnes mõttes kannab siis ka seda meie pärimust siin, ja tal on seeliku all ära tal helkur, et Esa
lapsi, kes seda maja vajavad. Ja Kohila vallal on teist aastat järjest olnud võimalus seda jälle tõdeda. Eelmine aasta valmis gümnaasiumi algklasside maja ja sel aastal siis mõisakooli algklasside maja. Ma tahan tunnustada Mikkali ühendust, kes selle, nagu Anu ütles, arulageda idee algatas, aga samal ajal siis suurepärasel kujul lõpule jättis. Kui päris aus olla, siis see Kohila mõisakool oli üks selline tugev argument, et me julgesime teha selle otsuse ja kolida linnast ära maale. Ma ise olen Vanalinna hariduskolleegiumi lõpetanud kunagi ja see süsteem oli mulle tuttav ja mulle meeldis see ja me olime abikaasaga kindlad, et me tahame, et ka meie lapsed võiksid midagi sarnast kogeda, seda keskkonda, seda vaimuruumi ja meile väga meeldib see mõisakooli juures just, et pered on kaasas. Ja me teeme koos selle kooliruumi. Vanemad, õpilased, õpetajad, ka need kogudused siin piirkonnast ja see kogukond. Et see on meie jaoks oluline.